Sel aastal toimub avalduste vastuvõtt mitte ainult Tallinna Teeninduskoolis, vaid ka teiste kutseõppeasutuste puhul varem kui varasematel aastatel. Koolijuhi sõnul on praeguseks laekunud avalduste arv muret tekitavalt väike ja siin nähakse ohtu sellele, et paljud kandidaadid ei ole teadlikud avalduste esitamise tähtaegadest. Me oleme mõlemas koolis, nii Tallinna Teeninduskoolis kui Tallinna Majanduskoolis siis põhikoolijärgsete vastuvõttu toonud, võib-olla siis võrreldes eelmise aastatega varasemaks. Põhjus on see, et meil on lõpueksamid varem ja me saame seda teha varem. Ja me väga soovisime pakkuda õpilastele rahu suveks, et neil on enne suvele minekut juba teada, kuhu nad õppima lähevad. Aga nüüd tundub, et me võib-olla kas ise ei ole piisavalt informatsiooni jaganud selle kohta, aga me vist ei ole jõudnud piisavat arvu õppijateni, et nad teaks, et on koolid, kus on vastuvõtt varasemast märkimisväärselt varem. Kui ma võrdlen siis Tallinna Teeninduskoolis eelmise aasta vastuvõtuga, kus meil ikkagi kõikidel erialadel oli konkurss üle 2 või sinna lähedale, mõnel isegi üle 3, siis 3 õpilase siis kandidaadi ühele kohale, siis ma praegu näen, et meil on vist üks eriala, kus on tõesti see 3 käes juba, et on 3 õpilast ühele kohale, aga meil on erialasid, kus on napilt 1,0 või siis veel ei ole sedagi, et ka populaarsed erialad nagu kokk ja pagarkondiiter näiteks ei ole konkursid see aasta nii suured. Nii nagu jutu seest välja tuli, on Tallinna Majanduskoolil täpselt sama mure, mis Tallinna Teeninduskoolil. Sisseastumise aeg hakkab otsa lõppema ja siin võiks olla nüüd roll Haridus- ja Teadusministeeriumil, kes sisseastumise aega ühtlustaks. Tallinna Majanduskool võtab sellel aastal vastu üldse esimest korda põhikooli järgse ühe õpperühma. Nii et nendel ilmselt ei saa ka olla varasemate aastate kogemust. Et see on üldse esimest korda, kui nad tulevad põhikooli järgse õppekavaga. Ja kui me räägime teeninduskoolist, siis ilmselt ongi nüüd põhjust ka koolil mõnes mõttes mõelda, kas nad on kuidagi reklaaminud teistmoodi, mis võib olla põhjuseks, et varasemalt on olnud teistmoodi. Kas me räägime veel kord, et meil on koole üle Eesti väga palju, kõikide koolide vastuvõtu praktika on väga erinev, meie koolid on väga autonoomsed ja üldjuhul, kui koolid on tõstatanud mure sellega, et üle eestiliselt on vastuvõtuga probleeme, siis me oleme ka aidanud. Kas Haridus- ja Teadusministeeriumil on plaanis sellist võib-olla sisseastumise aega ühtlustada või võtta see enda kätte näiteks kas või järgmisel aastal? Õppimiskohustuse rakendumisel ilmselgelt need vastuvõtuajad ühtlustuvad kindlasti, aga ka koolide praktika on olnud see, mida me kavandame ju ka mitte ainult kutseõppeasutuste vaates, vaid ka gümnaasiumite vaates, et on esmane vastuvõtt ja on teisene vastuvõtt, sest õppijal on õigus teha mitu avaldust. Ja kui ta näiteks esimeses kohas ka sisse ei saa, on tal võimalik selle teise vastuvõtuprotsessi või perioodi käigus leida alternatiive. On ka mõned eksiarvamused põhikooli lõpetajate seas, mis siin kohas saavad kummutatud. Ja mis veel me näeme, et hirmutab võib-olla, on see, et me mõlemas koolis oleme sisseastumistingimusteks määranud ka lõpueksami. Ja siis on võib-olla tekkinud see selline arusaam või hirm, et ei saa kandideerida, kui ei ole eksam üle 50%. Et sooviks ka seda kummutada, et mõlemasse kooli saab kandideerida ka siis, kui lõpueksami tulemus on jäänud alla 50%. Üks variant on vist see ka, et inimesed kardavad või kooli lõpetajad, et kui ei ole tunnistus käes, või see lõputunnistus, et ka siis ei saa kooli astuda. Just, et ka seda saan kummutada, et avaldusi saab esitada enne, kui lõputunnistus on käes.